Tahtsid ka ise nõudsid, et andke mulle vormelit? Mina niimoodi nõudma ei hakanud, aga ma tegelikult isegi ei mõelnud, et ma võiksin niisugust asja teha. Aga ühel hetkel sa tegid? Jaa, aga see tuligi tegelikult sellisel viisil, et kuule, et meil on niisugune võimalus, kas sa tahaks proovida? No teil tore, aga nüüd sa proovisid ja kuidas sul takkajärgi tundub, oli see hea mõte? Hea mõte kindlasti, väga proovile paneb nende jaoks ja niisugune täiesti teistmoodi kogemus. Kas nüüd täna sõidu, kui Tartu maanteel keegi peemimees ülbelt mööda ehmatab, suhtutakse peene huumoriga või kuidas tavaliikluses nüüd ennast tunned? No ma võiks öelda, et ma omast arust liikluses olen ennast kogu aeg väga hästi tundnud, et võib-olla pigem niisuguse peene huumoriga nüüd praegu. No igal juhul veel kord kõigile teile näis pere esindajatele aplaus ja sügav kummardus julgustüngi eest. Aitäh teile! Aga meie enne, kui ma nüüd lahkel lool meie võõrustaja Üllari lavale kutsun ja räägib Üllar natukene siis Laitse rallipargist, siis teeksime veel ühe sellise virgutusvõimlemise. Kõik meid, kes siin saalis oleme, kelle sünnipäeva number algab 6-ga, palun tõuske korra püsti ja teeme teile suure aplausi, näha, kui palju sõpru on jõudnud sellest ikka, et kõik, kelle sünnipäeva või siis aasta number hakkab mitte siis sünniaasta, vaid vanus algab 6-ga, tõuske korra püsti, et saaksime teha teile aplausi, näha, palju meid selles ikka jõudnud on ja saali poolt aplause. Nii, nagu näete, mõnus kamp 60-seid. Nüüd palun püsti tõusta, aitäh teile. Härrased, kellel siis hakkab number 7-ga. Hurraa! Siin on ka väga korralik jõud. Aitäh teile. Ja veel kord palju õnne. Nüüd oleme jõudnud sellisesse numbrisse, mille esinumber hakkab 8-ga, kes meil siis 80-ndaid jalutab. Nii, hurraa! Madistai, Viljem, siis Jüriva, siin on hea aplaus. Ja 90-sed poisid on meil siin Uno ja kes meil Aksel ja kes veel olid 90-seid. Tagant ka veel üks härra, igal juhul aplaus ja tervist teid. Aga siis lahkel lool lähme oma mõtetega edasi ja kutsuksin siis Üllari uuesti siia lavale, et Üllar räägib ja natukene ka tutvustab, et mida kõike tema kui ehitusinsener on siin valmis teinud ja mida ta plaanib veel valmis teha. Ja kindlasti omalt poolt julgen kõiki, kes täna siin saalis on, et kui mingisugune selline teema või mõte on, siis midagi teha või toimetada, kutsun ka julgelt siiapoole Üllari ühendust võtma ja toimetama. Aga ennem kui ma Üllarile veel mikrofoni annan, siis korra Mait tahab midagi täiendada, sest meil oli Maiduga selline kokkulepe, et ega mina ka enam ei ole juba 20-ne, ka midagi olen võib-olla ära unustanud või sassi läinud, aga annaksin Maidule korra mikri. Kus on meie õhtujuht Jüri Mutika? Meie hulgas on veel Henri Saarm, kellega tahaks ka kuulda tema 9 medalit liidumeistrivõistlustelt ja samuti Tarki üks pikaajaline ehitaja. Henrit ma näen seal, vaatame kuidas küsimused on, kas on ka vastused. Henri, olen oma mikrofoniga siin, kuidas sul läheb? Minule väga hästi, päev avan ja nii kogu, et 90 aastast on tööle. Tõesti on, tõused rahulikult ratastoolist püsti ka kui vaja. Meenuta mõnda võistlust, mõnda kõige suuremat üleelamist vormeliruumist. Eks see 64. aastal, mitte 74. aastal oli Riias kõige põnevam. Kui esimene sõit luhte läks, mootor pea tihed läks ja teise sõidul siis ei aidanud midagi, siis samast tuli pihta hakata ja kuna pandi taha otsa, kui esimene start 0 oli, sama küna oli. Aga see oli päris täiesti küna, see oli sama, see oli tõeline riist. Eks tuli hakata tagant pihta ükshaaval ja korjata kõik ära, nii et ainult koht, mis päästis, oli esimene koht.
ja tuli liidu meistriks. liidu meistrid ka. Kas Dmitri Baarist Demjanov tegi sulle siis ka sel puhul napsu välja, tema oli seal paar nägu? Või tundsid inimesed tänaval ära omaaegseid võidusõitjaid? ei, sel ajal ei olnud midagi just. Jääb sinna aega, kui pilte hakati tegema. Mait, tahad sa midagi lisada, Henrilt üle küsida mõned faktid, mida ma ehk ei taipa? Henri, suur tänu sulle ja nagu sa ütled, 90 pole veel vanus midagi. Millal viimati sõitsid autoroolis ise? 3 aastat tagasi, kui meditsiin ütles, et enam ei kõlba. Tänapäeval saab simulaatoriga edasi sõita, kui tahad. Äkki ehitame ja nii, sõbrad, väga ilus.